tere! Mis kohvikusse ma olen nüüd tulnud? Oti Tare kohvik. Ja kus te täpselt asute? Talva ja T1. See on nüüd kui Püünsi poole sõita, eks ju, mööda mere äärt. Rohuneeme poole. Ja rääkige, mis teil siis siin nii-öelda hakkab laupäeval toimuma, mida te täpselt pakute? Ma näen, siin on ka laud kaetud, võib-olla filmime seda, rääkige, mis siin menüüs hakkab olema? Ma tahaks teha toitu, mis on kõik tehtud ise ja mida ma teen, kõik valmistan selles leivaahjus. Ma küpsetan seal leivad, ma teen seal mulgipudru, ma küpsetan ka pitsat seal ja burger on niisugune lisa, aga kuna Oti Tares oli alati burger olemas, siis pakun ka burgerit. Vot inimesed, kes on äsja kolinud siia Viimsisse, siis nad ei teagi, et kunagi oligi siin päris Oti Tare, oligi selline koht kohe siin tänava ääres. See oli pisike niisugune burgeri kiosk. Ta eksisteeris 10 aastat, aga vot aastaarve ei oska öelda. Aga see on ikka 10 aastat tagasi vähe. Ja ma saan aru, see oli päris popp koht. Oli. Noorte seas väga, nad lausa mitu korda käisid küsima, et võiks edasi teha, aga minu sai isu otsa. Et ühesõnaga need, kes siin on kaua elanud, need saavad tulla nii-öelda uuesti nostalgitsema ja siin Oti Tares need samu toite peaaegu, et saab maitsta. Ja. Näidake, kus te neid toite teete. Ma näen, teil on selline mõnus ahi paistab siin. Minu mees tegi mulle leivaahju. Ja selles leivaahjus teen ma ka kõik toidud. Siin on võimalik küpsetada liha, teha mulgiputru, siin küpsetan ma saiad, kõik juuretusega valmistatud saiad ja samuti küpsetan ka pitsat siin. Ülihea tulemaitselised toidud. Mis kellast kellani te olete avatud laupäeval? Meie avame 11, sest ahi tahab kütmist saada. Avame 11, toidud teeme kõik värskelt ja lõpukellaaeg ei ole kivisse raiutud, aga 6-7 oleme kohal. Tänapäeval on kuum teema ju enda hügieen, sest möllab koroona ja kõik muud viirused. Ma näen, et teil on siin täiesti korralik kraanikauss ehitatud. Ja see oli nii-öelda naise idee, aga minu teostus. Ja kuidas siin täpselt käsi pesta siis saab? Lihtne. Tuleb vesi, pesed puhtaks, kuivataks siin. Ja kraan on täiesti iseenda tehtud ja ma vaatan kändude otsa pandud ja äravool on ka korralik nagu tavalisel kraanil. Jah, ta läheb praegu küll sinna killustiku sisse, aga ikkagi läheb taas kasutusse vesi. Meeldiv oleks, kui oleks oma nõud kaasas, aga läheb siiski pappnõude peale, et mitte plastik, aga papp taldrikud. Et vajadusel saab ka oma topsi siin ära loputada, eks ju, peale söömist. Et seega Oti Taresse oma topsi ja taldriku võib kaasa võtta ja ära pesta peale söömist. Ja saab järgmisse kohvikusse edasi minna. Just. Ma maitsen siin natukene seda majoneesi. See on erilise maitsega. Kas see on ise tehtud? Jaa, see on oma tehtud majonees. Kuidas majoneesi tehakse? Muna, õli ja maitseained, kõik. Ja teatud kiirusel segad nad kokku ja saadki hea majoneesi. Ei mingid säilitusaineid, ei midagi ja seisab ilusti külmkapis. Ja munad on teil ka enda kanad? Munad on oma. Puudub veel ainult lehm ja... Lehm ja siis saaks juustud ja kõik muud ka, et piimatooted, aga esialgu lepime majoneesi.